Nüüd, kõik need mudelid on nime poolest Pro, aga kes on rohkem Pro? Kõik algas sellest X-Prost. Siis anti välja täiustatud X-Pro Elite, hiljem loodi see X-Pro Digital ja seni mul ka ei olnud mingeid vastuväiteid, sest iga järgmine mudel oli parem kui eelmine ja kõik olid disaini ja kasutusmugavuse poolest väga sarnased. Aga just praegu lõi Oaklean ka selle X-Pro 20 mudeli ja hei, see on endiselt fantastiliselt hea, aga disaini ja kasutusmugavuse poolest erineb see eelmistest mudelitest väga. Sellel ei ole enam midagi ühist eelmiste Pro mudelitega, seega ma ei saa aru, miks ka sellel harjal see Pro nimi ilmus. Aga nimi ei ole kõige tähtsam. Tõeline küsimus on, kumba neist mudelitest on parem osta. Alustame ühistest asjadest. Kõigil harjadel on maksimaalne võimsus 84 000 harjaste liikumist minutis. Kõigil on värviline ekraan, kus pärast hammaste pesemist kuvatakse puhastamata hambapiirkonnad. Kõigil on telefoni äpp. Kõik suudavad täislaadimisega töötada umbes 40 päeva ja kõigile on saadaval reisikohver, samuti magnetiline seinakinnitus hambaharjadele. Kõigile neile sobivad kõik Oakleani vahetatavad otsikud ja kõigil on 2-minutiline nutikas taimer. Kuid nüüd vaatame, mis on neil erinevat ja kas see on sellele hambaharjale pluss või miinus võrreldes teistega. Laadimise viis X-Pro Digital on kontaktlaadimine. Hambaharja laadimiseks seinalt tuleb eemaldada see laadija osa, avada gaas ja sisestada micro USB laadimiskaabel. Võrreldes teiste Pro mudelitega on see kõige ebamugavam laadimise viis. Kaant ei ole alati lihtne avada ja kes enam kasutab USB mikrolaadimiskaablit. Samuti, kui panete regulaarselt märja hambaharja sellesse laadijasse, siis see metallist kontakt aja jooksul oksüdeerub ja laadija lakkab töötamast, sest ei suuda hambaharjaga head kontakti luua. See mõistagi toimub super aeglaselt ja ainult siis, kui panete hambaharja laadima, kui see on märg. Kui olete korralik inimene, siis sellist probleemi ei teki, aga siiski. X-Pro Elite'il on kontaktivaba laadija, mis on juba palju parem, aga mulle isiklikult meeldib kõige rohkem X-Pro 20 USB-C kaabel, mis ühendatakse otse hambaharjasse. Ei ole vaja hoida spetsiaalset laadijat, mis sobib ainult ühele esemele. Ekraan. X-Pro, X-Pro Elite ja X-Pro Digital on puutetundlik ekraan, aga X-Pro 20-l seda ei ole. See ei ole ei hea ega halb. Puutetundlik ekraan võimaldab programme kergemini muuta. On lihtsam muuta intensiivsuse tasemeid, aga teisest küljest kogemuse põhjal valivad kõik ühe puhastusrežiimi, mis neile kõige rohkem meeldib ja harva hiljem seda muudavad. Kuid kõigil harjadel on telefoni äpi kaudu võimalik muuta kõiki režiime, intensiivsust ja muid seadistusi. Täpsus. X-Pro, X-Pro Elite ja X-Pro Digital jagavad lõualuu 8 tsooni, aga X-Pro 20 teeb seda juba 12 tsooni. Mida see tähendab? Pärast hammaste pesemist kuvab hambahari ekraanil lõualuu ikooni ja märgib punase värviga, millised tsoonid ei ole piisavalt puhastatud. X-Pro 20 näitab täpsemalt, millised hambad ei ole korralikult puhastatud. Harjaste amplituud. X-Pro 20 on varustatud uusima põlvkonna Maglev 4. seeria mootoriga. See tagab, et hambaharja harjased suudavad teha kuni 40-kraadiseid kõikumisi. Eelmised mudelid suudavad teha 20–30, sõltuvalt komplektis olevast vahetatavast otsikust. Mida see tähendab lihtsas keeles? Mida suurem on harjase amplituud, seda rohkem harjased liiguvad ja paremini eemaldavad hambakattu. Võrreldes kõigi hambaharjade funktsioone ja nende hindu oleks minu valik järgmine. X-Pro on vanim mudel ja ma ei ostaks seda, sest uuem mudel X-Pro Digital maksab praegu sama palju ja sellel on lihtsam režiimide vahetamine. X-Pro Elite on vanem mudel kui X-Pro Digital ja natuke kallim, aga sellel on kontaktivaba laadija, mis pikemas perspektiivis on minu arvates parem lahendus. Kuid see mudel on saadaval ainult ühes hallis värvitoonis. Ja kuigi X-Pro 2000 on kõigist neist mudelitest kõige kallim, on seega parim. Sellel on parem mootor, harjased eemaldavad hambakattu paremini. Komplektis on juba kaasas uusimad premium-otsikud. Sellel on minu arvates parim laadimissüsteem USB-C kaabliga ja see on kõige täpsem, jälgides, millised hambad ei ole piisavalt puhastatud. Ja boonusena on see ka ainus mudel, mis suudab äpiga ühenduda, kasutades Wi-Fi internetti. See tähendab, et harja tuleb ühendada vaid üks kord ja see sünkroniseerib automaatselt kõik
andmed. Teiste mudelite puhul tuleb võtta telefon kätte, minna vannituppa harja järele ja iga kord uuesti luua Bluetooth-ühendus, et näha uusimat teavet. Ja Gearstordil on võimalus muuta ekraani taustapilti. Saate valida juba olemasoleva animatsiooni, näidata kuupäeva ja kellaaega, kuvada ilmateadet või lisada oma pildi. Kas need 2 viimast võimalust on hammaste pesemiseks olulised? Muidugi mitte, aga kui mudelite hinnad on sarnased, siis miks mitte valida seda, millel on tõeliselt paremad kasulikud funktsioonid ja lisaks need väikesed boonused. Kui soovid seda endale osta või kedagi teist rõõmustada, leiad kirjeldusest lingi meie e-poodi. Kõik need mudelid on juba meil olemas, mis tähendab, et ei pea ootama mitu päeva või nädalat. Saate need kätte kohe meie poest või tarnega pakiautomaati või koju.